sul on Indrek nüüd siin vesi on nagu ikkagi juba jõudnud majade vahele vähemalt, majja sisse ei ole tulnud? Ei no jah, majja sisse ei ole tulnud, aga näis, mis sest supist kokku üldse siin saab, sellepärast et praegu ei oska küll öelda. Tõramaal veel õiget vett ei ole, aga meil on sellest juba päris kõvasti. Ma tulin siit ülevalt Kildu poolt sisse, sealt ikkagi homme enam autoga läbi ei saa, täna veel sain. Noh, jah, ta on suke, aga sealt kõrguslikult tuleb vesi, siis muidugi saab see põhiäkiline suur vesi saab äkki otsa tänu vasta, sest suur vesi on lühikest aega, seda on ta kohe kindlasti. Sellepärast maasse niivõrd palju on ära, teda läheb ja läheb veel ja lumi hoiab metsast teda kinni ja kõik on niimoodi, ja see soojus muidugi, mis nüüd muidugi jällegi pani vanajumal sedasi, et tünga kõigile, kõik ennustasid, et alles aprilli lõpus hakkab nagu suur vesi, aga et märtsi lõpus juba on ja niivõrd soe on, see on muidugi jälle uskumatu. Kuidas need pudulojused vastu peavad seal? No praegu peavad, eks näis, ma olen siin variante ikka mõeldud, aga muud ei ole ja siis tuleb nad kuidagi kuskile mujale viia. Aga vanast ehitati parved alla, seda ei ole mõelnud või? Parved otseselt ehitati ka jah, aga kus on niisugust, nüüd selle all on see materjaligi ei ole niisugust ja kust ma seda materjali peaks saama. Ja hetkel juba on nagu... Aga jõe peal on veel jääd või saab juba jõe peale? No jõe peal on ikkagi jää igal pool täna veel ees, aga ütleme, et siin paari päeva jooksul meie osas ta laguneb kohe kindlasti ära. Ma ei tea, kui paks ta mujal on Tori pool või Riisa pool, aga kanuutamine igal juhul ju see 3 päeva peaks ikkagi saama, Tõramaal vähemalt seda teha. Sa mõtled seda 3 päeva, mis nüüd nädalavahetus ees on? Noh, nädalavahetus jah, nagu ma ju enam-vähem justkui ütlesin, et 3. on see kõige suurem vesi. Nii ta üldiselt võib olla ka täiesti, et ega ma ju väga palju mööda ei pannud tookord. Aga kena.